Robert, kuidas siis sulle tundub, et kes võidab selle mängu? Et kummal on suuremad šansid? Ma arvan, et 12 klass võib-olla favoriidid siiski, aga ma ei üllatuks, kui nad lähevad liiga enesekindlaks ja võib tulla üllatusvõit ka 7. Ja 12. klassil on kahtlemata rohkem kogemusi, aga võib-olla neil juba ka vanus ei luba enam nii heal tasemel mängida nagu 7. klassil. Teisalt ma kuulsin, et neil on ka välismängeid ostetud, nii et see tähendab, et neil on mõnes mõttes šansid olemas küll, jah. Märgin ka ära, vahelise 7. klassil 3 tüdrukut ja 12. klassil 1. Mis sa sellega öelda tahad? Ma tahan seda öelda, et võistkonna ülesehitusplaan on ilmselgelt erinev olnud ja vaatame, kumb ära tasub. Ja ma arvan, et see esimene mäng terveks päevaks annab meile vihjeid, kuidas võib-olla teised võistkonnad peaks mängima. Minu meelest on kõige enesekindlam isik siin väljakul Egert. See, kas Egert väljakul on, jääb vaielda pärast, muidugi netikommentaarides, aga ja läheb esimene punkt Kalavere Viikingite kasuks. Mulle tunnub, et ta üritas Egertit, aga Egert ju ei mängi. No eks need esimesed punktid on selline tunnetamise koht rohkem, et väga hea serv, väga hea vastuvõtt. Ja jälle Egertile. No ilmselt võiks Egert kasutada mingit säravamat või silmatorkavamat vormi, et oleks aru saada, et ta ei osale mängus. Ta tundub nii noor, nagu ta võiks olla täiesti õpilane siin koolis, et võib-olla küll, jah. Kindlasti ajab mõned segadusse veel. Ja servib Hellback. Ja pall läheb tagasi Kalavere Viikingitele. Mul on tunne, et 7. klassi meeskond võiks rohkem tegeleda serviga. Kindlasti ei maksa alahinnata kummagi meeskonna ettevalmistus siin olukorras, aga vähemalt mängu alguses hinnates. Viikingid on tulnud siia mängule kindla plaaniga ja ma ütleks, et see tuleb päris hästi neil välja. Väga hea vastuvõtt 7. poolt, lihtsalt pall käis ära põrandal enne seda, aga vastuvõtt oli sellest hoolimata ilus. Ei, kindlasti on hea idee teha midagi, mida vastane ei oota ja ma arvan, et seda ta tegi. Aga väga täpne serv. Jah, et see oli kavalamaid serve, mida ma näinud olen. See oli tal kindlasti niimoodi mõeldud. Aga üllatavad ka 7. Kas see on punktiseeria algus? Ja see võib olla algus millelegi suuremale. Väga hea serv. Väga ilus serv, aga libero võtab selle kohe ära. Tundub, et Viikingid on seda mängu enne ka mänginud. Seekord ei lubanud kohtunik võrgus olla. Enne seda võrku nägi kõik mõlema meeskond poolt väga ilus välja. Ja infovahetuses jäi siin 7. midagi puudu, et ei räägi piisavalt enda omavahel, see on tõsi. Ametlik tabuloo näitab endiselt meie meeskonnale 8 punkti ja võõrastele 22 punkti, aga ma kinnitan teile, et siin mängivad ainult omad, nii et sellele ei maksa tähelepanu pöörata, mis seal on. Ja Kalavere Viikingid tõmbavad siin jälle punktiseeria kokku. Jah. Aga 7. ei anna alla.
Väga visalt võitlevad, väga visalt. Südikalt ja tore on vaadata sellist tugevat vastupanu. Ja 7. klass tõmbab punkti tagasi. Et kindlasti on neid praegu vaja. Kas või selleks, et suurema motivatsiooniga teisele game'ile minna. Et see tuli, jah? Ja ilus lahendus Kalaveri Vikingitelt. Kõhuga vastuvõtt, aga partner ei saanud sellest aru ja esimene game läheb Kalaveri Vikingite kasuks. Tundub nii või lihtsalt Egert otsustas niimoodi punkte jagada. Seitsmes klass arutab oma vahel paar asja läbi. Teevad korrektuurid, parandavad vastuvõttu. Ja kes teab, võib-olla sõltub edu selles mängus sellest, kummal poolel sa võistled. Nii et nüüd, kus nad vahetasid neid pooli, kes teab, kõik võib olla täiesti vastupidine. Kindlasti tänaste mängude jooksul kujuneb välja, kumb see tugevam pool on. Et spordis väiksed erinevused mõjuvad väga palju. Aga sõrivad jälle Kalaveri Vikingid. Väga ilusasti kolme mängisid. Ja väga ilus. Vastuvõtt, tõste ja põmaki maha. Väga ilus. Midagi on 7. klass teinud. Absoluutselt. Väikene mõtlemispaus oli virgutav ja ilmselgelt on see mängu ja pall läheb üle. Ja blokk. Ja väga napilt. Nii. Hea blokk oli. Ja otse piiri peale. Väga täpselt löödud. Pall oli täiesti, lõi minu meelest augu sisse sinna. Ei olnud küsimustki, see oli tahtlik otse piiri ette. Sihitud pall. Natukene võrgus, muidu mäng oli juba täiesti väga ilus. No kui te mängite nii hästi, tuleb sisse jälle see enesekindlus. Aga näed, võib-olla see tõesti sõltub ka poolest, sest esmakordselt selles mängus on läinud 7. klass juhtima. Ilus vastuvõtt, tõste ja laksti. Väga täpselt jälle löödud, täitsa auk jäi sinna järele kohe. Hetkel jääb mulje, et need mängu algused on kuidagi sellised väga tasavägised. Aga ma arvan, et järgmised paar punkti on need kõige olulisemad. Kes saab hea seeria kokku ja võtab selle game üle kontrolli. Seekord sihiti jälle Egertit. Ma loodan, et see ei olnud midagi isiklikku. See oli taktikaliselt väga läbimõeldud. Ja suurepärane äss. Ei olnud äss. Auto oli. Auto oli, jah. Tõste ja uid natuke valesse kohta, seal ei olnud kedagi löömas. Diagonaalründaja oli samuti keskväljakul ega saanud seda palli punktiks vormistada. Ja üritas ise lahendada. Väga kaval hani. Väga kaval valik. Natukene läks mööda. Võimas serv, nii võimas, et vastu lage. Ei, see on ammu teada, et koolitoit paneb musklid kasvama ja vahel juhtub ka nii. Aga selleks tuleb valmis olla. Kui selline serv oleks hüppelt sooritatud, siis ma arvan, et oleks tulnud täpselt see, mida ta mõtles. Vastuvõtt, libero.
aga natukene rohkem sai. Lugemine läks sassi, võib-olla see on väikene puudujääk matemaatikatunnis, sest võrkpallis on endiselt ainult 3 korda lubatud puudutada palli. Ei, aga ma olen kindel, et kohe pärast tundi lähevad, küsivad endale paar töölehte ja on järgmiseks mänguks selle probleemi juba lahendanud. Jaa, kui Egert ei kavatse ka reegleid muuta, see on täiesti võimalik. Kas ma näen, et Vikingid on jälle ette rebinud või see on viiks? Tõesti on nii, aga edu ei ole nii suur kui eelmises game'is. Ma ei tea, kui mugavalt nad ennast sellega tunda võivad. See on suhteliselt väike vahe, kui 7. klass otsustab vastuvõttu parandada ja ennast matemaatikas edasi viia. Siis ma usun, et me võime näha jälle järjekordset jõudude ülekaalu muutust. Kui ma õigesti aru saan, siis Egert otsustas mängida 15 punktini neid game'e, jah? Jah. Reegites siis niimoodi kirjas, et esimesed 2 game'i on 15 punktini, juhul kui mäng läheb 3. siis on see 11 punktini. Kusjuures ma olen täiesti kindel, et õpilased oleksid valmis ka kauem mängima, kui Egert viitsiks. Paraku on nii. Ja märkamatult on Vikingid läinud ette juba 6 punktiga. Väikene arusaamatus, kas võtame, kes see libero on ja kes ei ole. Ei, kindlasti mõned suhtlusprobleemid, aga 2 punkti, see ei ole veel liiga hilja midagi ära lahendada ja siia mängu tagasi tulla. Ja läheb järjest paremaks. Gameball. Ilus vastuvõtt. Ja võimalus üle saada ja jääb jälle napid puudu. Aga järgmine kord. Ma usun, et nüüd tuleb väikene mõtlemise paus, aga 2-0, kui ma õigesti aru. Siis on selle 2-0. Mänguga nagu kõik, et ei ole midagi teha. Ma usun, et turniiril saab 7. klassi ennast veel kord näidata. Ja. Aga selle mängu võitis Kallavere Vikingid siis selle mänguga läinud, et 2 game'i. Alguses selline ebastabiilne, võib olla natuke võrdne, aga kui üks meeskond käima läheb, siis on raske neid peatada. Ja seda me siin nägime. Pärast sellist muljetavavat mängu ma kujutan ette, et paljud agendid siin publiku hulgas on ju endale ju nii mõnegi nime juba kirja pannud ja mõelnud pakkumiste esitamise peale. Loodan siiski, et gümnaasiumi mängijad põhikooli ei siirdu, aga eks nad peavad ise teadma, mis nende karjääri jaoks kõige parem järgmine samm on. Kes teab, võib-olla mõni jätab õppimise lohakile ja otsustabki võrkpalluri karjääri kasuks.